keskkooli territoorium ja lillekollektsiooni aeg. Ja püüame. Näete, ja järgmine kolmas osa on siis metsapark, nõnda nimetatud looduslik pargi osa. See hõlmab siis 2 hektarit pinda ja on siis ilusti nagu varjulisem, nagu kuuma päike. Lahtine, ei ole teada. 19. sajandil vastu külalis siit sama pühanduid jõe äärest ja paadid randusid siia silla all. Ja mõisahärra siis võttis külalisi vastu seal peosaalis. Suur selline ilus ajaloolise nähtuse ja väärtusega majas on ilus peosaal. Ja see nüüd on muuseumi külastajatele siis avatud, muuseumi külastajad tahavad näha ja praegu on see saal renoveerimata. Et kui on maja külastus broneeritud muuseumisse, siis giid külastab teiega kõik terve maja ruumid ja näitab teile ja räägib ajalugu põhjalikult. Ja vale promenaadile. Ja rahulik. Ja seda puud saabki paljundada seemnetega, aga tootmine. Ja muidugi, mida võib veel ära nimetada selle puu koha peal, temal on valged väikesed õied. Aga muidu teda ei märka, aga kui siia puu alla tulla, siis siin mesilased ongi. See mesilaste sumin on siin nii tugev, et kui te siia puu alla tulete puu õitsemise ajal, siis on see kõik kosta kaugele. Ja kahju ei tee, kui teda lauspaljaks korraga ei tee. Ja näete, niimoodi on siin mõni. Lähme kusagile poole. Kas võtame siia kõrvale? Lähme sinna. Võtame siis siia. Jah, lähme sinna. Just. Külvata ja kõike muud. Hirsipunase värvuse leherotsuga ka. Väga kaunid värvid on, neid sorte on palju. Väga ilus keskkooli on nii. Kõik saavad põhikooli lõpetanud. Saavad kõik, jah. Saavad. Ei soovitata juua väga palju. Et ta on ravitoime. Miskid räägid, ei. Ja 65 kraadi on päris kuumad on. Siis pannakse rätikult niimoodi vahele ja pannakse siis koha peale, kuhu vaja on, millise koha peale. Siin on siis saanud. Mineraalvett, seda numberpuud. Ja inimene pea läheb sinna ja tuleb üleni sisse. Lasen niimoodi vanni täis ja inimene on üleni sees. Kui kaua? 10 minutit samamoodi. Jah, selline jah. Kuidas siis vähendada lihaspingeid? Tegelikult on see vann vaakummassaaži vann. Ühesõnaga ta tõmbab niimoodi, et kui mineraalveevanni lähete, kus me enne käisime, siis seal on nagu mullivann, et sealt nagu surutakse, siin puhutakse seda õhku ühesõnaga. Aga siin nagu tõmbab vaakumiga. Aga tegelikult on see vann meil hoopis sauna kohta öeldi, et saun on ka vaese mehe arst.
ja saunas toimusid vanasti 3 väga tähtsat tööd. See oli siis esimesena valmis meil suitsu. Et need, kes siis on setod või siit Värskasti kas või pärit, et ärge siis teie seda vastust nüüd öelge, kui teie teate. Et mida te ütlete, kui sauna lähete? Hüva leili. See on jah igal pool mujal Eestis, aga meil Setomaal on natuke teistmoodi. Meil Setomaal meil Setomaal öeldakse sauna minnes Jumal sekkä, soovitakse Jumalat sauna. Ja kui keegi juba ees on, vastab selle peale Jumal hämis. Väga nii, et kui vähegi võimalik, siis peremees püüdis ikka sellised väiksemad asjad ise kodus valmis teha. Ja teisele poole õue jääb meil siis seal suur rehi, mis on heleda uue lastukatusega. Seal siis tehti kõik vilja ja linatööd. Ja rehielamus ei elanud setod kunagi. Nii et suur hoone ehitati töö tegemiseks ja loomulikult halva ilma, sest suvisel ajal kööginurk. Nii et seal mahtus toimetama ainult üks perenaine. Ja seal tuli ka peresöögile keeta loomade söög. Nii et olid need siis seakartulid või kanatelepuder, et sellist välikööd. Siis võis laps hakata tüdruk sinna voodi peale ka oma tehtud käsitöö panema. Et kui mehele mindi, siis ju võeti kaasa suur kirst, mis oli käsitööd täis. Nii et sinna võisid siis vanaema ja ema ka aidata käsitööd teha. Aga voodi peal jah, pidi olema siis tütre enda näputöö. Ja kui kõige vanem tütar oli sealt voodist mehele läinud, siis tuli vanuse poolest teine tütar, siis 3. ja 4. aknast nägi ta väravat. Söömiseks oli peres nii suur söögilaud, et kõik korraga sööma mahtusid. Pereisa koht oli alati siinpool laua otsas selle tooli peal, sest siit avatigi siin juba muuseum, et siis talletada just seda teedepärandit, mis kippus kaduma. Kadusid masinad, kadusid dokumendid, fotod ja oli vaja kiiremas korras midagi ette võtta. Nii et see muuseum on tegelikult väga entusiastlike teede meeste unistuste täitumine. Ja esialgu ja sellist tüüpi natukene fakte. Mis puidust te teete? Pool liitrit või? 0,6. 0,6. Jah, see on siis viinamõõdunõu. Selle nimi on korter. Ja see on kuskil 330 grammi. Ja kõige lahjem viin oli veel 60 kraadi. Mõisast meile toodi suure pudelega saab, mis see korvis on piiritust, siis võrdses sai lahjendatustada. Nii, siis ma näitan veel. Eestlased hakkavad väga armastama jalgu.